Täna ja eile 2 punktpunkti mängu, mõlemad võidud, et millised on esimesed emotsioonid? Võit on alati tore, et olid pingelised mängud. Meil oli õnne täna lõpus, et viskasime sisse, nemad ei visanud. Tunne on hea. Milles Eesti koondis täna parem oli kui Rootsi? Siin raske tuua võrdlust välja, et oli niisugune võitluslik mäng ja tähtsamatel hetkedel lihtsalt lõpus meie tabasime ja nemad eksisid ja sinna see läks. Kui võrrelda eilset ja tänast mängu, et kui erinevad need olid? Eilses mängus olid ikka, ütleme, meie jaoks nagu koljatid vastased, suured mehed seal, see NBA poiss ja teised pikad ka, et Rootsil nii pikkasi mängib polnud, et rohkem jõukohane meile. Sa alustasid täna algkoosseisust, kui palju enesekindlust see sulle juurde andis ja kas on üldse vahet, et kas alustad mängu pingilt või algkoosseisust? Ma ei oska öelda, et täna alustasin alguses ja küllaltki hästi õnnestus ka, et tabasin mõne viske, et see on erinev, et seda ei saa niimoodi üheselt võtta, et kumb parem on. Rahul sa enda mänguga oled? Mis siin ikka, eks siin oleks võinud, alati saab paremini, aga nuriseda ei saa, võit on võit. Sina nagu paljud teised oled ka koondises esimest aastat, et kuidas see sulandamine on toimunud ja kuidas vanematega see sisekeemi on? Meil sisekeemi on väga hea, et kõik saavad kõigiga väga hästi läbi ja töömeelel on ka hea, et loodame, et tulevad ikka tähtsates mängudes ka võidud, et praegust on kõik väga hästi läinud. Mis sa arvad koondise vaatevinklist, et kui palju see aasta Leedus sulle juurde on andnud? Ma ei oska sulle seda niimoodi otseselt öelda, et seal see mänguaeg algus oli hea ja lõpus vajus ära, aga eks ta mingi kogemus kindlasti on, et mööda külge maha ei jooksnud. Homme mäng ameeriklastega turniirivõidu peale, et mis arvad, on võidetav vastane? Kindlasti on võidetav, loodame, eks nemad on niisugused kiired ja füüsilised, et loodame, et meil tarkust tuleb rohkem välja kui ameeriklastel ja jätame turniirivõidu koju.